Hea aroomihuviline, tänane aroomiaabits on põhtähega ning räägime sellisest huvitavast taimest nagu palmaroosa. Huvitav on ta seepoolest, et ta on küll sidruneina ja citronella sugulane kuulub siis selliste ägedate kõrkeliste perekonda. Ja kindlasti neil on omad tulihingelised fännid ja mitte vähem tulihingelised vastased ka. Aga mis puudutab palmaroosa lõhna, siis nüüd tuleb tema sugulased täiesti ära unustada, sest mängu tuleb tema nimi ehk seesama roos. Ja paljudele ta tõepoolest meenutabki roosi, osadele pelargooni ja see on tingitud sellest, et taimel on väga kõrge geranioli sisaldus. Sellest keemilisest ühendist on pungil nii roos kui ka pelargoon mõlemad. Paljud tegelikult ütlevad veel, et tal on selline magusapu leivalõhn, aga osad ütlevad, et puhas hein, mis hein. Nii ta on, nina pikib alati täpselt selle keemilise ühendi välja, millest parasjagu kehal puudus on. Või siis eitab, või siis jääb neutraalseks. Sellest räägib meil selline huvitav valdkond nagu aroomidiagnostika. Aga lähme edasi. Nimelt on palmaroosal väga tugevad antibakteriaalsed, antiparasitaarsed, antioksidantsed ja veel mis iganes anti omadused ja töötab suurepäraselt veel ka seenhaiguste korral. Ja siit tulengi sinna, et palmaroosa on nahahoolduses põhimõtteliselt eeterlikõli number 1. Sest ta tegeleb nii probleemsed nahaseisundiga, seal akneb, psoriaasid ja igasugused muud dermatiidid ja mis iganes muu, aga mis on väga oluline, ta töötab just nimelt armkoe moodustamise korral sellise nahasiluena, et eriti need akne ja igasuguste vistrikute punnide näppimise tagajärjed oskab ta ilusasti ära veita ja ära siluta. Hingamisteede toetaja ja erinevate selliste ütleme siis terviseseisundiga seotud probleemid, näiteks ka tupeseene korral olen üsna tihti soovitanud lisada palmaroosat erinevate lahenduste hulka. Aga sellegipoolest minu jaoks, minu vaatenurga järgi on palmaroosa selline kõige suurem väärtus just nimelt naishormoonide tasakaalustamise mängumaal. Nii noorte naiste kui ka menopausi-eas naiste puhul me räägime sellest, et palmaroosa on hästi tubli östrogeeni tootmise stimuleerija. Et jällegi see ei ole nüüd uisapäisa, et tahan rohkem olla naiselik, tahan rohkem östrogeeni ja võtan aga muudku palmaroosa vanne, ei päris nii see ei käi. Siiski tuleks võtta arukalt ja mõistusega ning teha ka analüüsid või suhelda spetsialistidega. Jällegi siin tuleb appi ka aroomidiagnostika ja sinu nina ütleb kohe ära, kas tegu on sinu õliga või mitte. Aga ma puudutaks veel ka tema sellist huvitavat psühhoemotsionaalset poolt. Nimelt, kui me paneme kokku nüüd need kaks asja, et ta on selline ägedate kõrgeliste sidruneina ja citronella sugulane, mis tähendab seda, et ta on väga radikaalne mõnes mõttes oma selliste toimete poolest, aga samas on ta geranioli rikas lill, mis rahustab ja lõdvestab ja töötab väga hästi muretsemise, ärevuse ja ärritavuse toetajana. Sellegipoolest me ei saa ära unustada just nimelt tema päritolu. Citronella ja citronein töötavad selliste prügimustrite ja piiravate uskumustega. Ja kui nüüd palmaroosast konkreetsemalt rääkida, siis tema mängumaa on hävitav ja toksiline enesekriitika, mis tuleb seespoolt ja peegeldab välja soovist teisi kontrollida ja teiste vigu või eksimusi kritiseerida. Kui nüüd panna selline ilus punkt tänasele aroomiaabitsa saatele, siis palmaroosa õpetab sulle mitte olema liiga nõudlik nii enda kui ka teiste suhtes ja läbi selle ollagi rahulik, lõdvestunud, muretu ja olla vähem ärritunud ja kannatada ärevuse all. Nii et imelist palmaroosa rahu sulle!